Lühivormimeistri Friedebert Tuglase teos Popp ja Huhuu on üks kirjaniku kuulsamaid, ajatu temaatikaga ja alati erinevatele tõlgendustele tegevusruumi jättev novell. Nimitegelased Popp ja Huhuu on koer ja ahv, kelle hea isand ühel päeval maha jätab. Popil on olnud isandaga lähedane suhe, ta on peremeest saatnud jalutuskäikudel ja lakkunud tema silitavat kätt. Ahvi on aga peetud puuris kui ohtlikku olendit. Pärast isanda kadumist murrab ahv puurist välja, paneb riided selga ja hakkab korteris peremehetsema. Tuglas on meenutanud, et sai novelliks idee 1911. aastal Pariisis Louvre'i galeriis Flaami kunsti vaadates. Järgnesid uurimisretked Antwerpenisse, Brüggessi ja Genti, vaatama natüürmorte, kus on kujutatud elusaid loomi. Ärritunud moega kassi ja koeri, ebameeldivalt irevil lõustaga ahve. Flaami maal pakub novellile ka omanäolist poeetilist ruumi, kus olustik on võrdlemisi kaootiline, just nagu novellis kirjeldatud kodu pärast isanda lahkumist. Popp ja Huhuu ilmus esmakordselt ajakirjas Vabasõna 1914. aasta sügisel ja peagi novellikogus saatus. Sümbolistlik novell tegeleb nii toonaste päevapoliitiliste kui ka üldinimlike küsimustega. Näiteks võib novelli mõista kui isanda ja orja teemalist mõistujuttu. Poppi kui allaheitlik tüüp ei ihkagi vabadust, vaid vajab valitsejat, olgu isandaks siis hea või halb olevus. Üksi jäetuna hakkab ahv Huhuu jäljendama kadunud peremeest. Poppi aga kannab talle üle oma tunded endise õilsa isanda vastu. Samas võivad hea isand ja ahv Huhuu tähistada ka ühe isiku või nähtuse, antud novellis loomakeste peremehe 2 erinevat nägu. Tuglase novelli võib käsitleda ka tolleaegse poliitilise allegooriana, mis ennustas maailmasõja tagajärjel vanaseisusliku korra lagunemist. Sõja puhkemise meeleolusid annab edasi novelli ängistav õhkkond ning võimas finaal. Teises maailmasõjas purustatud Tartus leidis Tuglas oma kodurusudest raamatu, avas selle ja luges omaenda novelli lõppsõnu ning maja vajus mürinal pooleks.